Tere, hea kuulaja, tere vaataja, tere Reelika. Ja tere ka minu poolt ja kaunist 2026. aastat kõigile kuulajatele, Yeah. vaatajatele. Mis iganes hetkel sa seda saadet kuulad, et kui sa ka kuulad aastaid hiljem, et siis olgu see aasta sul ilus, mis sul konkreetselt käsil on. Aga praegu, kui me seda salvestame, on 26. aasta jaanuari algus ja selle aasta esimene episood. Ja 160, ma ei teagi, 4. vist minu arvutuste järgi. Ja seekord mõtlesime, et võtame teemaks midagi, millest me ei ole rääkinud viimased 154 episoodi. Ehk et meie 10. episoodis me võtsime teemaks, et kes me oleme ja millega me tegeleme. Ja see idee sellest, et rääkida pisut sügavamalt meie sellist igapäevaste tegemiste taustast ja sisust ja mitte ainult nagu rollitiitleid nii-öelda reklaami mõttes ette lugeda, et seda vast ei ole vaja teha, aga vaadata natukene sügavalt, miks me mingit asja teeme ja mida me üldsegi teeme oma sellise igapäeva toimetamise kontekstis. See idee tekkis sellest, et mitmed kliendid on nii minu juurde pöördunud, ma usun ka sinu poole pöördunud, kuna nad on meid kuulanud ja jälginud kuskilt siis mujal sotsiaalmeediast või muudest kanalitest ka. Ja ridade vahelt aru saanud, et kuule, sa vist tegeled mingi sellise asjaga ja mulle sinu mõttemaailm klapib. Nii et mõtlesin, et võtame seekord siis niimoodi puhtamalt ette selle meie tegemise telgitagused ja meie väljundi. Ma arvan, et see on suurepärane idee ja tõesti teinekord tuleb päris palju selgitada, kui küsitakse ka millega sa tegeled, et vahva oleks seda selles episoodis võib-olla proovida ise hästi struktureeritult rääkida ja ka iseenda jaoks võib-olla veel selgemalt aru saada. No kummast hakkame pihta, hakkame sinust pihta või millega sa tegeled või vaatame, kas see kujuneb niimoodi ühiseks aruteluks või me pool tundi räägib üks ja pool tundi teine, vist mitte. Ma arvan, et pigem mitte. No aga hakkame minema, et selles mõttes mina võib-olla esitaksin pigem selle küsimuse, et mis toimub või mis juhtub inimese või süsteemiga pärast seda, kui ta on minuga kohtunud. Mis muutust sa esile kutsud tänu sellele, kui... Ühesõnaga, sina teed ka tööd üks-ühele inimestega ja teed gruppidega tööd, on ju? Ja ütleme, et peamine fookus on olnud, kuigi kui ma alustasin küll sellise üks-ühele vaatega, et saaks siis toetada juhte ja siis nii-öelda organisatsioone läbi selle, siis ütleme nii, et läinud on see rohkem nii, et on olnud arenguprogramm, on olnud nagu koolitusi ja ka loomulikult üks-ühele nagu tööd küll vähemas määras. Ju see on olnud siis vajalik õppekoht mulle, et võib-olla isegi aru saada, et mis see minu selline päris panus saab olla ja mis saab muutuda siis kokkuvõttes minuga koostööst. Ja sinu peamine nüüd hästi nagu pragmaatiliselt, praktiliselt tasemel enne kui jõudagi selle, et mis muutus toimub peale seda, kui sinuga kokkupuude on olnud, et sinu sihtrühm on juhid või? Ütleme nii, et seal on juhid, aga seal on ka tegelikult ju meeskonnad ja on müügiinimesi on valdavas osas olnud. Et eks see võib-olla minu tugev müügi selline kogemus ka, võib-olla selline oskus sellist nihutada, mis on võimalik ja võib-olla mõttemustreid, mis on siis aidanud võib-olla inimesel ennast ka nagu nii-öelda energiat tõsta, on ju. Et see on jah olnud selline peamine suund, aga loomulikult ka ettevõtted, kes tegelikult võib-olla vajavadki sellist, kuidas ma ütlen, suuna hoidmist ja, või sellist teadlikkuse tõusu ja nagu selgust, on ju. Et seda on ka olnud just läbi nende arenguprogrammide, et väga sageli nende pöördumiste taga on ju selline varjatud tuum, on ju, ja ma saan ju aru, et väga sageli meie koolitajate kui coach'ide käest on oodatud turvatunne, on ju, või selline, kuidas ma ütlen, kindlus, et ja siit saab edasi, et ega see on selline peamine põhjus, miks üldse võib-olla ka meie juurde ju jõutakse, et midagi on nagu vaja vaata, aru saamata päriselt, mis see siis on ju. Jah, nüüd mulle hästi meeldib ühe kolleegterapeudi ütlus, et kui klient tuleb mingi sümptomiga, mida ta kirjeldab, et siis see on vähemalt üks asi, mida sa tead, mis ei ole probleem.
et noh, üldiselt me inimestena kirjeldame oma probleemi mingisuguse nähtava aspekti kaudu ja arvates, et see on probleem, aga tegelikult see on mingisugune ridade vaheline või selle probleemi taga on omakorda mingisugune sügavam kiht. Nii et täitsa peab paika ja kui ma ütlen hästi selliselt otse, mis minu kogemus nii-öelda on, et eks see on ka mind ennast aidanud vägagi tulla kohale ja võib-olla valida see mõtteviis ja energia, millega siis oma siis koostööd teha, on olnudki see, et tegelikult kõik on nagu väga okei, lihtsalt võib-olla asjad on kasvanud hästi kiiresti, visioonid on hästi suured, aga ütleme, et süsteemid ja võib-olla selline mõtteviis ja energia on natuke nagu nii-öelda teises kohas ja kuidas siis nüüd aidata see järgi, on ju, et ta ei ole kunagi nagu olnud selline ühesuunaline, me õpime uue oskuse või teeme ühe mingisuguse sellise, ma ei tea, jutuajamise ja siis kõik on justkui nagu teine ja ta omab kindlasti väga olulist nagu nii-öelda rolli, aga ikkagi eesmärk on alati kuidagi aidata siis järgi ja tuua ka uue tasandile nii mõtteviis, energia, käitumuslik tasand, on ju, et ta on, me oleme holistilised, nimetame nii, et miks me peaksime arvama, et siis kõik see muu äri ei ole seda, on ju. No aga tuleme selle sinu küsimuste tagasi, et mis juhtub peale seda siis, kui sinuga on kokkupuude olnud? Mis sa tahad, et juhtuks või mis sa näed, et on juhtunud? Ja on olnud tegelikult hästi selline põnev näha nagu seda, et eks see selline vastupanu on kindlasti vähenenud, on energia, ma nimetan nii siis, muutunud ja kindlasti on asjad nagu, nii palju kui minu kogemus on liikunud rohkem sellele fookussuunale, mida soovitakse. Väga sageli ka inimesed, kes pöörduvad, soovivad samat asja, lihtsalt vastupanu on nii suur ees, on ju, ja see tekitab ebamugavust sisemiselt, et meie enda hirmud, meie enda nagu nii-öelda mis iganes erinevad vajadused, on ju, kõik tulevad nagu tugevalt mängu. Et võib-olla jah, peamine asi ongi see, mida ma saan ise öelda, et on tekkinud selgus. Kui sul on selgus, siis tegelikult sul on otsustada ju kerge, on ju. Sa tead täpselt, kui sul on väärtuse tunne tagasi, siis täpselt samamoodi sa tegutsed ja toimetad täiesti teiselt nii-öelda kohalt, on ju. Et ma arvan, et see on võib-olla olnud selline suurim panus, mida ma olen saanud selle ajaga nii-öelda siis anda ja luua endaga kokkupuutest. Mulle hästi meeldib see, kuidas sa seda küsimust sõnastasid, et mis toimub või mis muutub siis, kui sinuga on kokkupuude või siis, kui kellegagi on kokkupuude. Et hästi lihtne on minna ennast tituleerima läbi, ma ei tea, koolitaja, coach'i, mentori, terapeudi, mille iganes tiitlite kaudu, mida me kõike neid ka oleme ju mõlemad. Mina coach küll mitte nii-öelda ametliku coaching'u, ametlikult coach'iks saab Eestis nimetada ikkagi need, kes on läbinud kaks võimalikku pikemat või lühemat väljaõpet. Aga kuigi inimesed nii-öelda, kes ei tea sellest, nimetavad, ma arvan, coach'iks, nagu see coaching'u sõna on lihtsalt niimoodi üldmassides nagu levinud, on ju, massiliselt on ju siis mitte. Jah, ehk et siis ei tehta suurt vahet, mis asi on mentorlusel ja mis asi on coaching ja mis asi on teraapia võib-olla, teraapiat võib-olla isegi veel, aga ühesõnaga tiitlite asemel, et mis juhtub minuga kokkupuute järel, ehk et sedasama asi võiks ka siin mõelda, et noh, võime ka panna endale tiitli podcaster, aga mis juhtub selle järel, kui sa oled kuulanud meie ühte või teist episoodi, et mis sinu sees toimub. Et need tiitlid kuidagi piiravad, aga teistpidi nad annavad mingisugust selgust. Ja, et ega me ei saa ju selles mõttes, et ma võin olla ka ju inimene, aga samas mul on antud ikkagi nimi Reelika Jefferjev, on ju, et nii ta on. Et ma ei pane ennast nagu rolli taha või tiitli taha, need on mulle kõik võimalused, mida ma saan siis, kuidas ma ütlen, olla vaata töö kontekstis, on ju, et ma saan olla coach, ma saan olla koolitaja, ma saan olla kasvupartner, ma saan olla vajadusel, kuidas ma ütlen siis emotsioonide reguleerija, kui vaja on ju, ja emotsioonide hoidja, on ju, ma võin kõike nagu nii-öelda olla, et nimetame siis terapeudiks, on ju, terapeutidel on vist sageli seda tööd just, et aidata hoida seda ja reguleerida seda emotsionaalset poolt, on ju, mis ka minu tööst tuleb aeg-ajalt ette. Aga ma arvan, et see on päris hea koht praegu, kus korraks peatuda, et nende tiitlite maailm. Ehk et
et iga selle tiitliga, eriti praegusel nii-öelda sotsiaalmeedia ajastul, kus kõik on nii-öelda oma ala eksperdid, et naljatades võib öelda, et kui sa korra käid baalil ära, et siis sa oled juba enesearengu guru on ju ja võid teisi õpetada on ju, et nüüd ironiseeriv nali oli ilmselgelt see, et ja need tiitlid ühel hetkel nagu väsivad. Ja mulle meeldib, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga et kui Jeesus oleks elanud Instagrami ajastul, siis me ei teaks sellest mehest mitte ühtegi asja, sest et ta mattuks kõikide muude Jeesuste jutumärkides või siis mitte jutumärkides Jeesuste alla. Et ja noh, kui me tuleme üldse sellisesse esoteerilisse maailma, siis kõik meie sees ongi nii-öelda Jumal on meie sees, on ju, mitte siis religioosses mõttes, vaid loomise, looja kontekstis, on ju. Aga see selleks. Ehk et need erinevad tiitlid, mida siis endale külge paneme, siis mõni omastatakse ära mingisuguste organisatsioonide poolt, on ju seesama, ütleme see coaching'u sõna, on ju, coaching'u sõna sa ei tohi kasutada enda kohta, kui sa ei ole läbinud, ma ei tea, nende koolide nimetusi täpselt peast, on ju, kui sa ei ole neid koole läbinud ja seda õpet läbinud, et siis ei tohi seda kasutada. Ütleme, mentori sõna nüüd ka tasapisi hakatakse niimoodi omastama, et seda ei tohi nagu kasutada keegi teine, on ju, aga seda endiselt siiski veel tohib, et mentori sõna justkui on selline keegi, kes on sellel alal mingi kogemust ja saab seda kogemust nagu edasi anda, et selline õpipoisi ja selli nagu mudel, on ju. Ja seetõttu mina kasutan seda mentorlust, mentorluses on kuidagi seda vabadust rohkem. Siis on ka teraapiad, kõikvõimalikud erinevad teraapiasuunad. Eestis on väidetavalt üle 200 erineva teraapiasuuna kättesaadavad. Ja siis on need erinevad tiitlid. Et ma olen märganud viimasel ajal coach'id on hakanud osad nimetama ennast arengupartneriteks. Kuigi tegelikult on coaching'u sertifikaadiga coaching'u kooli läbinud, on ju. Ja ühel hetkel inimesed väsivad ära ühest sõnast. On abikaasa brasiillane, on ju, tema ütles, et noh, Brasiilias oli ka ühel hetkel see coaching oli, kõik olid coach'id. Ja siis ühel hetkel, kuna see nii-öelda turg muutus nii häguseks, siis üritati seda niimoodi purki panna kuidagi. Ja siis see pigem nagu kogu see sõna nii-öelda nagu lörtsus ära, on ju. Ja pidi leidma mingisuguse uue sõna. Ja ma tundub, et Eestis ka nende erinevate tiitlitega on sarnane lugu. Et me kasutame ja siis me peame leiutama uue tiitli, aga tegelikult kes seda tiitli järgi peaks meid üles leidma, ei saa aru, mida asja see tähendab. Mis asja siis teete? Mis see coaching siis on? Mis vahepeal leiud, et eestikeelne sõna coaching on ju, mis on veel õudsem. Et noh, mis asja siis keegi teeb? Et mida ma siis sinu juures saan? Et see, mulle meeldib see lähenemine, mis ütlesid, et mis minuga kokkupuute järel juhtub. Kui sa tahad olla selgem ja kindlam ja langetada siis oma valikuid ja hoida fookust ja teada, millele fookust hoida, siis see on see, mis on see minu coaching'u ruum, on ju. Nimetame nii, et selles suhtes ma ka ise seda, et mul ka selle coaching'u ja teatavate tiitlitega on olnud omamoodi raske olla, et teinekord kui kutsutakse coach'iks, ma tunnen, et ma kuidagi nagu ei resoneeru sellega ikka veel, on ju, et ta on lihtsalt täpselt nagu, ma ei tea, lihtsalt nimetus, selline üldnimetus, mida ma ka niimoodi võtan, on ju. Aga ka ma näen ennast kasutamas pigem kasvupartneri nii-öelda siis nime ja pigem ütlemas, et ma oskan pakkuda siis coach vaid tehnikaid, on ju, et seal on ka ju tegelikult terve rida metoodikaid ja jällegi ka neid kohandada, on ju, et vastavalt vajadustele. Minu jaoks on see ka pigem selline metoodika, nagu koolituski on minu jaoks metoodika, et ta ei ole ka ju miskit muud, on ju, et see on viis, kas me siis selle raames õpime mingit uut oskust või saame mingit teadmist, on ju, et sellel on jälle ka oma stiilid, kuidas me seda teeme, on ju, et sõltuvalt jällegi sellest, mis see vajadus parajasti on ja millega me seda siis muutust kõige paremini või nihet kõige paremini suudame saavutada. Et meie eesmärk on ju alati nihet teha, on ju, et kui inimene on ühes kohas, ta soovib teatavat muutust endas, siis me ju aitame teatavat pidi seda nihet saavutada, on ju. Ega me ei paranda ära ju nii-öelda siis süsteeme ja asju, et me saame küll nõu anda ja toetada, et inimesed seda päeva lõpuks siis ettevõtetes ise teeksid, on ju, aga ja näha ära, kus kohas päris murekoht on, aga see ei ole meie töö, on ju, ja seda vastutust mina hakkasin alguses võtma juhi koha pealt tulles, on ju, et millest ma sain väga palju kõrvetada ja jõudsin sinna kohta, et ma saan täpselt aru, mis see minu siis vastutus nendes asjades on. Oled sa valmis jagama seda, mis see kõrvetada saamine tähendab? No ma arvan, et see kõrvetamine saamine ongi see, et sa tegelikult põled lihtsalt läbi heleda leegiga, tahes pannes ennast kinni hästi tugevalt kõikidesse nii-öelda siis parandusprojektidesse, et ma ikkagi olin kandja rollis, et juht on väga sageli kandja roll.
et juhtimises teatud tasandis, kui küpsuses me jõuame võib-olla sellisesse, kuidas ma ütlen, eestvedamisse ja juhendamise nii-öelda siis vaatesse, on ju, aga pikalt me oleme ikkagi kandjad, kes võtavad kanda kogu seda nagu nii-öelda koormat, on ju, ja tunnevad ikka tõelist, eriti kui sa oled väga tugeva vastutustunde ja kohusetundega inimene ka, on ju, oma olemuselt, mis iganes on tingitud lapsepõlve mustritest aru saada täiesti, on ju. Aga sellest kandja ja päästja rollist tegelikult olen ma ligi 3 aastat ikkagi teadlikult välja tulnud, on ju. Õppinud seda, vaikselt praktiseerinud pisikeste sammukeste kaupa, on ju, ka väga kerge on oma kliendi juures samamoodi võtta see koht, et sa tahad seda saada sinna sellesse kohta ja anda endast rohkemgi, kui sult on oodatud, küsitud või mida iganes, on ju. Aga see on ju vabatahtlik, aga keegi sult seda nagu ei oota, sa ise seda tegelikult ju teed, on ju. Et ega seda kohe öeldi, kui ka coaching ut ja koolitust ju seda maastikku hakkasid õppima, et see isiklik areng on ikkagi vundament, on ju. Terapeud on ju sama, on ju. Jah, esimesed 2 aastat tegeled ainult puhtalt iseendaga, millega kusjuures psühholoogid minu teada ei tegele. Et seal tuleb juba omakorda siis nagu järgmiste rollide nagu küsimus, et millega on tegeletud või mitte. Aga et mitte halva pärast, vaid lihtsalt, et noh, teada, et mis on erinevate väljaõpete osa, et siis sa tead ka, mida sa sellest saad, kui sa lähed ostma metoodikat, aga igas metoodikas on omad piirangud ja omad võimalused. Ehk et noh, kui me räägime metoodikatest, siis noh, mina olen õppinud mentorlust, mina olen õppinud holistilist regressiooniteraapiat, konstellatsiooni, organisatsiooni konstellatsiooni ja kõikidel metoodikatel on oma piirangud. Ja ükski metoodika ei lahenda lõpuni asju, ehk kui väga tihti vaadata erinevad siis inimesele üks ühele või grupis tuge pakkuvaid rolle, siis väga paljudel on mitu erinevat metoodikat, mida nad on õppinud. Ala näiteks terapeutide seas väga tihti ongi, et näiteks on holistilise regressiooniterapeut ja siis ta on õppinud juurde pereteraapiat, näiteks siis kehapsühhoteraapiat näiteks või konstellatsiooni või midagi muud veel juurde õppinud, sest et kui sa selles sees oled, sa saad aru, et sa ei saa selle ühe meetodiga aidata kõiki inimesi. Ja sul peab olema see valmisolek pidevalt kui vaadata hoopis teise nurgalt ja katsetada ja luua midagi täiesti uut, mida enne pole olnud, aga mida see järgmise kliendiga enam ei kasuta, sest et temaga ei ole vaja, temaga on mingisugune järgmine asi. Ja see on selline reguleerituse maailmas, kus me oleme täna, et kõik peab olema hästi reguleeritud ja reglementeeritud, eriti Euroopa Liidus, kus me oleme, kus kõik on reglementeeritud, siis see on midagi, mis inimestega töös on väga ohtlik, kui me kasutame ainult ühte meetodit. Ja minu arust on ohtlik nimetada ennast siis läbi selle ühe meetodi kaudu, et kas ma olen terapeut või mentor või coach või koolitaja, et need kõik on lihtsalt tehnikad, aga inimene ei ole masin, mida saab tehnikatega putitada, et seda saab tehnikaga teha. Ja see lõppkokkuvõttes on kõige olulisem see, et me tuleme selle inimese juurde, kes meile meeldib, selle inimese mõttelaad. Mul just mõni päev tagasi tuli üks klient, kes ütles, et ta on mind jälginud ja meid ka kuulanud siin, et talle meeldib see mõttelaad, kuidas ma mõtestan. Ja ta tahab sellel teemal nii-öelda koos nagu sügavuti minna, sest aitab tema elus ühest etapist läbi liikuda. Et oluline see, et kas see inimene klapib sinuga või mitte. Ja seal ei saagi mitte midagi muud olla ja seda on ka uuritud teaduse maailmas, et kõige paremini töötavad need inimeste toetamise meetodid, kus nendel kahel inimesel ehk et sellel kliendil ja sellel teenuse pakkujal on omavahel usalduslik kontakt ja nad mõlemad usuvad mingisugusesse lähenemisesse või lähenemiste kombinatsiooni. Mis see lähenemine on? Ei saa keegi kunagi öelda, kas on üks, teine või kolmas parem. Et noh, ma tean, see meetod töötab. Ehk et tihti olles ka konstellatsiooni õppinud, see, et konstellatsioon on see, millega saab lahendada kõiki asju. Ei ole. Sellel on täpselt samamoodi piirangud. Nii nagu on coachingul on piirangud ja nii nagu on mentorlusel ja kõikidel teistel. Absoluutselt ja kui vaadata veel seda, et kui me räägime inimesega töötamisest ja selle inimese jaoks, tema siis jaoks olulistel teemadel, siis minu jaoks on see täiesti üks teema, kui ma räägin täna nagu ettevõttes, siis
tellimuse tegemisest, siis ma pean väga sageli võtma aluseks ikkagi selle muutuse, mis on seal nagu vajalik, on ju, et siis me töötame siis selle muutuse nimel, on ju. Ja siin ma pean ikkagi jääma ka teatud mõttes erapooletuks, on ju, et kui ma lähen ainult inimeste keskel, siis väga sageli läheb see selliseks emotsioonide reguleerimiseks kahjuks kätte ära, on ju, ja mõnikord ma teen seda pikemalt, sellepärast et kui nende vastupanu on väga suur, siis sa tegeled selle inimliku tasandiga ka, on ju, ja ma olen nõus, et seal peab olema ikka väga hea klapp. Et muidu, kui sa lihtsalt tahad mingit tulemuses või ütleme selles muudatust saavutada mingisuguses kihis, siis seal võib ka olla võib-olla mitte nii tugev see selline side inimestega, et peab olema võib-olla mõistuse poolt vastuvõetav, on ju, sest me ju tegelikult mõistusega ka peame suutma kuidagi selle enda sees vastu võtta, on ju. Et ka südamega, et aga mõistus saab ka oma tööd saada või oma sellist protsessi, et me peame lihtsalt tundma, kuidas me mõtleme ja meil võib-olla koolitaja ja sa ka koolitaja rolli täidad, eks me ju oleme ka näinud erinevaid mõtlemise viise ja psühholoogiaid, mis aitab meil tõenäoliselt ühes samas ruumis väga palju erinevaid korraga nagu nii-öelda siis toetada, on ju, sest me lihtsalt teame, kuidas mõtlemine toimub, kuidas psühholoogia toimub ja see on võib-olla meie töös palju kasuks tulnud. Noh, aga võib-olla ma seda sõna ise ei kasutaks, et teame, ehk et see on alati ohtlik oskus nimetada, et ma tean. et just ka juhtusin ükskord lugema kellegi lauset, et nii kui keegi ütleb sulle, et ma tean, siis hoia eemale. Mis selles mõttes, et ega see teadmisel midagi nagu minu jaoks täna ei ole. Ma olen ka kaua olnud selles, et ma ei tea, aga millal ma siis ükskord tean, ma tean, et see vajalik teadmine sellel hetkel täpselt ongi. Kus iganes see tuleb. Mitte see pea olema välja mõeldud teadmine, et ma ikka usaldan, kuidas ma ütlen siis ka enda nagu nii-öelda ühendust siis kõigega, mis on, et mõnikord ma mõtlen ise, kuidas ma selle peale tulin. Et see ei ole nagu see õpitud teadmine, ma ei pea seda selleks, aga sa lihtsalt tead, et sa tead. Kui seda vaja teada, siis sa tead. Mõnikord ma läbin ka protsesse, et ka enda puhul, kui on nagu keerukamad hetked sees, et ma ka ju küsin, milline tehnika protsess mind toetab, sest ma tean, et ma tean seda ja tulebki mingil hetkel välja ja siis ma tean täpselt, siin ma pean näiteks, tasub mul minna jalutama lihtsalt, et see on kõige parem protsess, kuidas seda kohta endas nagu nii-öelda nihutada, on ju. Täpselt just, et see oligi see, et selle teadmisega ka, et kus ma tahtsin jõuda, et üks on see, et ma tean ja seda väga tihti ongi see nagu õpitud teadmine, ma olen sellega kokku puutunud, ma tean seda, kuidas ta käib, et ma tean, kuidas inimese psühholoogia töötab, et inimene on nii keeruline, et me ei saa mitte kunagi teada seda, kuidas ta nagu lõpuni töötab, on ju. Aga et me teame seda, et praegu on õige võib-olla kasutada midagi seda või öelda midagi sellist või küsida kliendi käest midagi sellist, et väga tihti ma olen oma üks-ühele klientide puhul ka grupis märganud seda, et lihtsalt mulle tuleb mingisugune küsimus, kui ma vaatan selle inimese otsa, ma ei tea, kust see tuleb ja ma pean selle ära küsima ja see pärast osutuski tema jaoks väga oluliseks see teema. Ja ma ei mäleta enam pärast, mis see küsimus oli, aga ma mäletan, et mingisugune situatsioon oli, kus see nagu raputas. Et me oleme siin ka podcastis mitu korda seda nõudnud, et see nagu räägid ja siis paned, nagu ma teen endale vahepeal siin märkmeid, et ütlesin midagi, mida ma pole enne kunagi öelnud või niimoodi mõelnud. Ja panen selle kirja, sest kuskilt see teadmine tuli, aga see oli võib-olla selline nagu teadmine või selline taipamine, mitte nii nagu selline fakti teadmine, selline intellektuaalne teadmine. Kuidas sinu puhul, Ivar? Seesama küsimus, mille mulle esitasid, ma nüüd põrgataks selle tagasi. Korda küsimust. Mida sa teed? Millega inimesed sinu poole pöörduvad ja võib-olla siis oleks ka hea küsimus, et mis siis nende olemises või süsteemis muutub pärast sinuga kohtumist? Ja võib-olla võtaks sellest kinni, et millega pöördutakse, et see on ajas väga muutub. Ütleme, kui ma alustasin, kui ma tulin siis palgatöölt ära ja hakkasin oma ettevõtlusega tegelema, siis enamasti olidki mul koolituskliendid ehk et siis gruppidega koolitamine, siiamaani on, aga siis ütleme, olid koolituskliendid, kes tahtsid, ütleme, alustava juhi koolitus oli või mingi juhtide koolitusprogramm, kus juhid ei olnud organisatsioonis siis veel koolitust saanud või oli kuidagi süsteemselt vaja õpetada, et sellest ka sündis see minu esimene raamat siis nende koolitamiste pealt siis, kuhu ma siis tõin oma selle praktika, mida ma ise juhin 15 aasta jooksul erinevaid juhtides olin
kogenud ja näinud, et mis töötab ja toonud veel juurde siis selle oma isikliku vaate sellele kõigele. Ja siis ühel hetkel hakkasid tulema rohkem üks-ühele kliendid. Nii mentorlusse siis, ehk et mina olen algusest peale nimetanud mentoriks ennast. Ma korraks tegin selle vea, et panin endale kodulehele coaching, sest et see on inimeste jaoks nagu mõtestatud, aga siis kohe coaching'u assotsiatsiooni president helistas mulle ja ütles, et seda ei tohi teha. Ma ütlesin, et okei, fine, ma võtan selle siis ära, mul ei ole vahet, kuidas ma ennast nimetan. Ma nimetan ennast siis mentoriks ja ongi sellepärast, et mulle meeldib see aspekt ehk et see kontakt on selline, kus ma saan anda ka nagu nõu. Ehk et nagu coaching'us, ma ei tea nüüd võib-olla uutemates coaching'u suundades juba tohib seda teha, on ju. Sest mõnikord inimesed tulevad ja loomulikult ma ei lähe selle liimile, et öelda, kuidas tuleb oma elu elama, aga et seesama see meistri ja õpipoiss, et ma olen juhina lihtsalt ise nii palju erinevaid nagu situatsioone näinud, mul on nagu 2000 inimest olnud tiimis kokku läbi 60 juhi ja ma olen tänaseks nagu sadade või tuhandete juhtidega nagu töötanud ja ma saan olla see nagu see nagu, ma ei tea, sild võib-olla on see hea sõna või mingi selline nagu nende teadmiste selline üldistatud vormis nagu edasiandja, on ju. Ja nii et ühesõnaga selle mentorluse ja siis ma õppisin juurde seda holistilist regressiooniteraapiat ehk et minna siis sellesse sügavuti ja seda ma läksingi õppima selle pärast, et kuna selline praktiline igapäevane äri näitas, et me väga tihti lahendame sümptomeid, aga mitte probleeme. Et järgmine nädal ühes ajakirjas just ilmub sellel teemal, ma just kirjutan, et kas me juhina lahendame probleeme või me lahendame sümptomeid. Siis ma nägin, et midagi on nagu sügavamat seal. Ja ma nägin ühel hetkel, et ma saadan suurem osa oma mentorkliente saadan terapeutide juurde, keda ma teadsin isiklikult. Ja ma mõtlesin, aga miks ma pean saatma, võin ise seda õppida, siis ma läksingi teraapiat õppima. Ja hiljem veel ka konstellatsiooni, sest et üks teraapia meetodeid on ka konstellatsiooni kaudu teha asjad nähtavaks. Ja nüüd täna on nagu huvitav, millega siis inimesed pöörduvad, et see käib nagu hooti, et vahepeal tulevad organisatsioonid nagu gruppidena, siis personalijuhid on valdavalt need, kes juurde jõuavad või siis mõne üksuste juhid otse. Ja siis tuleb jälle selline üks-ühele laine. Et on siis mingi strateegiapäevade modereerimine, kus ei taheta mitte ainult nagu ärilisest strateegiast rääkida, vaid natuke sügavalt, miks me midagi teeme, juhtimiskultuuri juurutamise teemad. Juhtimiskultuuri uuendamise, värskendamise teemad, on organisatsioonis mingid väärtused, aga need ei lähe elama. Ja ma olen tähele pannud, et viimasel ajal nagu jõuavad, kui me räägime gruppidest organisatsioonis, jõuavad mu juurde need, kes nagu on kasutanud kõikvõimalikke juhtimiskoolitusi juba ja kõikvõimalikke juhtimismeetodeid, mida nad on siis õpitud. Aga nad ei vii ikkagi selle tulemuseni või nad ei too seda soovitud muutust, et midagi on nagu veel puudu. Ehk kui minu nagu üks sõna on selline sügavus, ma lähen nende probleemide taha, on ju. Ehk et sellist nagu hambaravi kontekstist juureravi nagu laadset asja uurima, on ju, et mis värk seal nagu sügavuses siis on. Ehk et kui senini enam ei tööta, et siis jõutakse minu juurde. Ja sama ma olen tähele pannud viimasel ajal üks-ühele tööga, et üks-ühele tööst tulevad kliendid, kes on kuidagi nagu kokku jooksnud elus selliselt, et see kõik, mis ta siiamaani teinud, et see ei ole enam see. Ja need sümptomid, millega see välja paistab, ongi siis mingi tööl kuidagi läheb kehvasti, kas rahaliselt või suhete kontekstis, lähisuhted sellest lähtuvalt saavad nagu mõjutatud, et otsitakse mingisugust nagu tuuma juurde sügavamat nagu jõudmist. Ja ehk et senised asjad enam ei ole töötanud. Ehk see on võib-olla selline nagu üldistatav asi ja millega täna jõutakse. Ja ega see, kuidas? Väga vinge. Jah, no võt, siis võiks ju öelda, et aga millega nad siis ära lähevad, on ju sealt. No võt. Ja ei lähe sellega alati ära, et nüüd on kõik selge ja see võibki mõnikord võtta päris kaua aega, kuni sinna jõutakse, et kõik on selge. See on minu eesmärk on klientidega, ma ei ole, väga paljud coach'id, ma tean, ja mentorid ka teevad seda, et müüvad sellise pakette, et 8 kohtumist, 6 kohtumist, on ju. Mina seda ei tee, sest et see läheks minu põhimõtetega vastuollu. Et kui me võtame minu selle raamatu juhtimise jalajälg, et siis seal ma räägin ka, et juhtimine peaks olema ajutine. Senikaua, kuni sinu töö on tehtud ja sa lähed minema sellest, kas koondamise või millega muu toel, on ju. Ja see läheks vastuollu minu põhimõttega, kui ma müüks paketti. Sest et minu eesmärk on, et kliendiga ma kohtun võimalikult vähe, et tema saaks minust vabaks võimalikult kiiresti.
et ta suudaks ise toimetada. Mõnel juhul võtab see aega tõesti võib-olla 5 kohtumist, aga enamasti see üle 3 kohtumise individuaalsete kohtumiste puhul ei ole. Et ta jõuab mingisuguse etapini ja siis tuleb võib-olla aasta pärast tagasi millegagi või ta läheb kellegi teise juurde. Ehk et me kõik satume inimestena üksteise eludesse sellepärast, et meil on midagi saada või anda üksteisele, et siis jälle minna. Et ja millega nad lähevad, võib-olla rahu on see või mingi selline nagu kindlus on see, millega minna, kas just alati ei ole võib-olla sellist täpselt, et mis ma nüüd edasi pean tegema, aga on ka seda, mis ma edasi pean tegema, sest nad ise leiavad selle, et mida nad siis edasi peavad tegema. Aga kui ma olen selles nagu tõelises identiteedi nagu lagunemise hetkes, kus ükski asi enam ei tööta, siis ma vajan kedagi endale sinna kõrvale, kes seda normaliseerib ja kes aitab küsimuste ja peegelduste ja võib-olla ka mõnikord nõuannete toel sealt välja tulla. Et ma arvan, et küsimused töötavad väga hästi, aga alati ei tööta küsimused. Ehk see on nagu coaching'u metoodika minu meelest üks miinus või nagu see piirang, mitte miinus, vaid üks piirang. Ehk et seal on hästi palju küsimuste põhist, aga mina näiteks ka jagan ikkagi seda oma lugu, sest ma olen ise seda ka käinud, ehk sellist nagu kogemusnõustamislikku aspekti ka sisse. Kui klient seda on, küsib või on, tundub, et on nagu adekvaatne koht seda jagada. Ja väga palju mu kliendid on mehed. Ja meestel on kuidagi, ma olen märganud, on oluline ka kuulda seda, et kas see teine mees on ka läbi käinud mingit sarnast asja ja ta tahab seda kogemust kuulda. Jah, selline pikk vastus. Eks see toetab igatipidi. Minu arust sa tõid siia sellise nagu vinge koha, mida mina olen vaadanud, sa tõid selle, et kui ei saa oma vanast identiteedist justkui lahti lasta, siis mina olen võib-olla täheldanud, et enda kogemusel on see, et isegi see lahtilaskmine oli vaata easy, nüüd on sul see uus identiteet justkui loodud, on ju. Ja sind nagu, kuidagi sa vajad nagu mingisugust sükest nihutamist võib-olla selleks, et selleks uueks identiteediks rohkem kehastuda, on ju. Ja ma olen ka nagu märganud, et seda on näiteks ka minu teele palju tulnud, on ju. Et sa nagu sa tead ja see kõik on, aga ikka sa kuidagi nagu kukud justkui tagasi ja sa ikka meenutad ja romantiseerid neid eelmisi nii-öelda kogemusi, on ju. Et võib-olla selliseid julgeid samme siis teha ja aru saada, et millal ma saan siis enda osas olla nagu siuke, et okei, nüüd ma nagu ükskõik mida iganes, ma kannatan selle ära, ma teen selle ära ja ma astun selle sammu või millal ma siis ikkagi langen oma vanasse sellisesse olemisse tagasi, on ju. Aga sinna eelneb ju kindlasti ka ja seal vahepeal on ka veel kindlasti see selline, kuidas ma ütlen, selguse loomine, et mis see uus identiteet üldse on ju. Et mina ka seda identiteedi muutust olen väga palju nagu nii-öelda õppinud, kogenud ja seda me teeme tegelikult ju ettevõtetes ka. Mõnikord see identiteet on juba muutunud, sest neid soove ja eesmärke on nii palju olnud ja nüüd on täiesti teises kohas, on ju. Aga inimesed ikka veel kuidagi käituvad ja ootavad seda vanat poolt. Ma toon näiteks näite, üks kogemus, kus kohas ettevõte tahab iseseisvusele, on ju, ja siin olid nagu ka erinevad põhjused, majanduslikus ka see juhtide nii-öelda siis osakaal väheneb, aga just selle arvelt, et siis meeskonnaliikmed suudavad meeskonnana toimida, ei ole neid vaja siis igapäevaselt siis mikromanageerida ja ülesandeid anda ja nende vahelisi asju seal jagada, on ju. Ja see oli nagu inimeste jaoks nii šokk ja raske, sellepärast et nad on harjunud sellega, et ikkagi nii-öelda keegi nüüd ei anna, nüüd on kaos, on ju, aga samas soovitakse vabadust, on ju. Need on niisugused nagu head näited võib-olla, kus kohas on seda sellist identiteedi nii-öelda siis toetust justkui vajavad, on ju, juurde endale võtta, on ju. Ka ma ise seda nii-öelda siin-seal võtan enda jaoks, et näiteks kas või inimesed võib-olla, kellel on kõik see, mida ma soovin või kuidas, mis mulle meeldib, mis rääkida, nagu sa ütlesidki, et kogemus on olemas, on ju. Ja ma juba kuulan ja olen selles energias, siis ma näen teatavaid nihkeid enda sees, on ju, et kuidagi nagu julgemalt sa teed seda järgmist sammu, on ju, mis võib-olla ennem oli tagasi surutud. Jah. Miks ma olen kuidagi viimastel päevadel ise neid aastavahetuse raames ka kuidagi mõelnud, et mis on see missioon kõikide minu nagu tegemiste taga, et mis see sinu puhul on? See on tore. Ja ma tegin iseenda jaoks ka võib-olla sellist veidi maatriksit, nimetame niimoodi, on ju, et teha võib-olla selliseid paremaid otsuseid ja asju, et ma ka tahan aru saada, mis on see oluline päris. Ja ma saan aru, et ühtepidi selline panustamise soov on see selline minu hinge nii-öelda siis kutse, et päriselt
inimesed elaksid oma unistuste elu ja elaksid elu, mida nad nii-öelda armastavad, et see on selline sisemine niisugune põlemine, on ju, et kus kohast siin saab kas anda natuke teadlikkust juurde või toetada energeetiliselt või mida iganes, on ju, et need inimesed siis kuidagi ja need hinged jõuaksid sinu ümbrusesse, on ju, ja koos siit seda siis kogeda. Et ma arvan, et ikkagi seesama asi, et elada elu, mis sul päriselt armastab ja teha asju, mis sulle päriselt on oluline. Et mõnikord ongi, mõnes eluperioodis ongi oluline, ma ei tea, olla oma perele pühenduda, on ju, ja nii ongi. Et see on selles eluperioodis, ta ei ole mul forever. Mõnel hetkel elus on mul võib-olla olulisus hoopiski, ma ei tea, olla mõnes heategevusorganisatsioonis ja toetada, ma ei tea, lapsi võib-olla või mida iganes, on ju, aga et alati oleks laual olemas midagi, mis on nagu nii-öelda oluline, sellepärast et muidu läheb seest ikkagi väga nagu nii-öelda külmaks olemine, on ju, et meile meeldib teha head ja meile meeldib nagu nii-öelda olla toeks, aga see ei peaks tulema siis lihtsalt iseenda arvelt, sellepärast on oluline aru saada üldse, mis on sinu elus need sellised, kuidas ma ütlen siis, elemendid ja tegurid ja kindlasti oleks see olulisuse või missiooni koht ka olemas ja see missioon ei pea alati olema üks ja seesama, vähemalt minu tänane teadmine ütleb seda. Kui sa, kuulaja saab nüüd ka kaasa teha, ma küsin su käest siin, et haara kinni esimesest mõttest või välgatusest või sõnast, mis sul tuleb, kui ma küsin su käest, et kes või mis sa oled maailma või ühiskonna jaoks? Mis su esimene sõna oli? See tuli ära juba, ükskõik kui jabur see on. Ma arvan, et see on selline nauding, mulle tundis see praegu see. Nauding, siuke sõna tuli. Ja mis see tähendab? Mis see tähendab, et kuidas sina läbi oma töise tegemise seda naudingut nii-öelda lood või pakud või toetad inimesel sinna jõudmist? No ma usun, et kõige suurem asi on see, et sa saad sellest raskusest või vastupanust või mis iganes see sul seal ees on sisemiselt või väliselt, whatever, et sa saad sellest läbi, et sa ei põgene selle eest ära ja sa võtad sellest kaasa parimad nagu nii-öelda tähenduse sellele nii-öelda siis kogemusele. Et see selline, kuidas ma ütlen, läbimurde tegemine, see on minu meelest nagu kuidagi nagu nii-öelda eluandev ka või siuke. Aga loomulikult üldse lubada endale rohkem naudingut, see on ka teine külg, mida ma nagu näen, et meil inimkonnast võib-olla on vähe, et me nagu lubame endale naudingut alles siis, kui miskit on hästi läinud, aga ma tooks pööraks selle pea peale, ütleks, et luba endale kõigepealt naudingut. Ole ise naudingus ja siis kõik asjad tulevad palju paremini välja ka, et sa ei tee seda enam surumise ja survestamise kohast, et ühel päeval siis ennast premeerida, vaid sa oled nagu nii premeeritud ja sa teed seda ikkagi kohast, et kõik on nagu nii-öelda hea. Et võib-olla see on see selline pilt, mida ma tahaksin kaasas anda. Ma näen nii palju enda karistamist, ma olen seda ise väga palju teinud. Ja see, mis ma küsisin, et seda nimetatakse Jan Jakob Stamm, üks organisatsiooni konstellatsiooni või peenemalt nimetatakse süsteemseks sekkumiseks. Metoodika nii-öelda kasutaja ja juurutaja ja hollandlane, et tema nimetab seda juhtpõhimõtteks. Ehk et mis on see sinu juhtpõhimõtte elus? Neid on tavaliselt 3-4 tükki, et praegu ma küsisin lihtsalt esimese ühe, mis tuli ja see tavaliselt esimene nagu kõige nagu sellise kuidagi kõige mõjusam või selline missioonisarnane, on ju, et missioon on siiski selline nagu konstruktsioon, mis nagu, ja iga konstruktsioon nõuab energiat, et seda elus hoida. Aga see juhtpõhimõte on midagi, mis tuleb nagu loomupäraselt. Et minul on ta väga pikka olnud sild ja just enne podcasti salvestamist me ühe grupiga siin arutasime seda, et mis see sild tähendab. Ja minul on olnud ta sild, inspireerija ja teisiti mõtleja. Ja siis üks inimene selles grupis peegeldas väga hästi, et Ivar, kuule, aga siis sa oled ju nagu selline teisiti mõtlemisele inspireeriv sillalooja või midagi sellist, on ju. Aga minu jaoks on see sõna olnud sild pikka aega. Täna ma arvan, ma olen liikunud selle nagu teisiti mõtlemise suunas. Et minu see selline missioon või siis tegemise alus tänasel hetkel praegu 2026 alguses on see, et kõik asjad on mõjutatud organisatsioonidest ja organisatsioonid kõik on mõjutatud juhtimisest. Ja see, millises maailmas, millistes pingestes me elame maailmas, on sõltub sellest, millisena iga organisatsiooni juht loob või jätab loomata. Enamik teemasid tuleb sellest, mida ei tehta, mitte sellest, mida tehakse. Et kuidas inimesed
saavad mõjutatud läbi juhtimise, milline elu on siis, kui me juhtimises teeme asju teistmoodi. Ehk et ma väga siiralt usun sellesse, et tänane äride ja organisatsioonide toimimise mudel ei tööta enam. Selle ilmingud on sellest, kui palju on meil läbipõlemisi, raskusi, kui inimesed ei lähe tööle hea meelega väga tihti. Enamik inimesi töötab vales kohas, teevad valet asja, mis ei ole nende nii-öelda sügavama olemusega, hingekutsumusega kooskõlas. Sellest lähtuvalt on kõik meil need samad stressimured, pinged, vihad, kõik muud asjad ühiskonnas. Ehk et see süsteem, kuidas me täna oleme üles ehindanud selle organisatsioonide töötamise mudel ei tööta. Ja oma järgmises raamatus ma pakun välja sellise järgmise võimaliku versiooni, mida siis katsetada, mida ma olen näinud, et töötab. No, minust, kui me sinuga vist kunagi üldse kokku saime sellel Juhi 5 kohal, siis siin oli meil mõnes mõttes see sarnane vaade ja ma mäletan, kui mina ka veel tunnetasin seda kehast ära, et kui sa ka nagu ühte juhti, kuidas ma ütlen, toetad, nimetame seda nii sellega, mida me ise oskame, teame ja see juht tõesti võtab seda ja soovib nii-öelda, siis see muudab tegelikult väga paljude inimeste elusid, on ju. Et me näeme, kuidas selle juhi võib-olla siis meeskonnas on inimesed, kellel on perekonnad ja kõik nii edasi, on ju. Et on nagu vägagi laialt leviv teema, et seda võiks alati nagu juhina silmas pidada. Et see, mida ma teen, tegelikult mõjutab palju rohkemat kui lihtsalt ühte tulemust. Et see on aidanud mul alati nagu tuua tagasi oma inimlikkus, oma lahkus, ütleme nii-öelda mõistmise nagu nii-öelda siis võime ja avada süda, on ju, et ma saan aru. Et see, kuidas mina täna ise nagu nii-öelda, millises energiaruumis, millist energiat ma nagu loon ja toon lauale, see mõjutab rohkemaid, kui ma oskaksin isegi arvata. Jah. Ja sellises natukene idealistlikus maailmas mina siis nagu tegutsen või seda idealistlikku maailma ma üritan luua ja mul oli selline üks tore selline reaalsuse raputus. Nüüd siin hiljuti ma kord aastas käin andmas ühes koolis siis nädal aega juhtimise aluse tunde ja räägin sellest juhtimise nagu tehnikatest ja viisidest. Üks harjutus siis on keskkooli õpilased, et valikaine nädala raames ja siis ma annan neile üldiselt võimaluse siis valida koduste tööde vahel ja kui üks kodustest töödest on siis teha intervjuud erinevate juhtidega. Ja ka teha intervjuud siis inimestega, kes ei ole juhid, aga töötavad kuskil. Ja teha siis sellest kokkuvõtte, et mida siis räägitakse. Ja seekord mitu gruppi valisid selle sama lähenemise ja tegelesid siis, see oli mingi 30 mõlemas grupis või 3-4 grupis siis 30 juhti intervjueeriti kokku on ju igas grupis. Ja see oli huvitav, et mida siis sealt välja tuli, et mida ootavad juhtide käest, ootavad inimesed siis, kes ei ole juhid ja mida siis juhid ise arvavad, et juhi töös peaks nagu pakkuma. Ja need vaated olid erinevad kõikidest nendest grupi kokkuvõtetest üldiselt. Ehk et juhid sealse siis kokkuvõtete alusel nagu kuidagi peavad korraldama ja kuidas et info liiguks ja inimesi motiveerida toimetama. Et see oli nende selline nagu põhiline murekoht, et kuidas siis inimesed oleksid tööl ja muutustega kohaneks ja kiiresti kaasa tuleks, kõik sellised klassikalised juhtimisteemad. Ja see, mida inimesed vajasid, keda siis juhitakse, oli pigem selline, ongi nagu sa ütlesid, selline, et juhil oleks süda lahti ja ta looks sellise mõnusa keskkonna meil ja jagaks infot ka, on ju, et see oli ka oluline. Aga kuidagi, et ma saan olla inimene siin ja teha seda, mida ma armastan teha nüüd laias laastus. Ehk et juhid tahavad õppida seda, kuidas seda manageerimist ikka rohkem teha. Hästi üldistatud, seal oli ka teistsugused näited, aga üldistatud gruppide kokkuvõtetest tuli see välja. Ja töötajad, kaasa arvatud needsamad juhid oma juhi käest ootavad pigem leadership'i ehk et sellist nagu nii-öelda inimeseks, inimlike vooruste nagu arendamist vastamisi, on ju. Ja siis me oleme üllatunud, et juhtide maailm ja mittejuhtide maailm on kuidagi kaks erinevat maailma. Et üks podcasti kuulaja, kes esimesel hooajal kuulas järgi kõik meie esimese hooaja osad, tegi mulle sellise väga hea kokkuvõtte, et mulle tundub kuidagi, et ta ise ei tööta juhina, või tähendab tol hetkel ei tööta, ma ei tea, kas ta täna töötab.
ta ütles, et juhid ja töötajad eraldi maailmades täiesti elavad. Et kui saaks neid kuidagi nagu kokku viia. Ja nüüd paar kuud või paar nädalat tagasi oli mul siis see kogemus selle koolide intervjuudega, nii et justkui me siin ehitame mingi ja räägime siin juba 164. korda sellist nagu sellist inimese kesksest ja vooruste kesksest ja inimväärtustavat ja inimsuhteid väärtustavat juhtimist, aga juhid tahavad äri teha, tead siin. Ja pragmaatiliselt nagu muutustega toime tulla ja motiveerida inimesi. Jah, võiks ju küsida seda küsimust, et kuidas seda siis kõike koos teha, on ju, et ega ma ka olen nagu öelnud, et ega inimeste keskne juhtimine ei tähenda, et sa äri genereerimisest või süsteemidest ja protsessidest nagu lõpu teed. Muidugi. See vastupidi, sa oskad neid kõike nagu nii-öelda koos teha ja mina usun täiesti siiralt, et miks ta on täna raske inimestele, miks on need keerukused. Ikkagi nähes täna võib-olla erinevaid süsteeme, siis siin täna on süsteemidest ka. Süsteem peaks tegelikult tegema asjad lihtsamaks, mitte raskemaks. Struktuur peaks tegelikult tegema asjad lihtsamaks, mitte nagu keerukamaks, et võib-olla on nagu ruum ja aeg hakata vaatama, et kui need asjad ei toimi, ei tööta, ehk on siin nagu tõesti võimalik teha nendes kohtades paremaid struktuure, et see on nagu minagi aru sain, et ma täitsin kogu aeg eesmärke, kõik, mille ma ette võtsin nagu ja neid ületades isegi ja asjad läksid veel paremini, kui ma nagu kunagi oleksin osanud nagu oodata ja mingi hetk, kui ma nüüd alustasin seda oma teekonda, nagu ma võin vaevelda ükski eesmärk, ma sain aru, küsimus polnud eesmärgid, küsimus oli lihtsalt selles protsessis, kuidas ma seda eesmärki täna sean, millisesse süsteemi ja struktuursusega ma seda nagu nii-öelda juhin ja mis on see sõna, mis on tegelikult see kavatsus seal taga on ja mul ei olnud seda teadmist ja sama ma arvan, õppisin selle mõne aastaga on ju, mis õpetas mul lahti laskma igasugustest vanadest mudelitest, et ma arvan, et meie küpsus on ka nagu teises kohas. Me kohtleme seda ettevõtlust ja võib-olla sisemaastik enam-vähem niimoodi nagu 20 aastat tagasi see maailm oli, on ju, kuigi me oleme juba 21. sajandil, ikka me näeme järelevalveametnikke ettevõtetes, on ju. Aina rohkem. Kogu aeg teevad kontrolli ja siis neid inimesi, kes ootavad, et millal nad midagi teha võivad ja siis neid olukordasid, kus sulle tahetakse anda vastutust, aga võimu sul ei ole nagu nii-öelda, et midagi nagu otsustada või nii edasi on. Need on ikkagi jätkuvad teemad, et ma loodan, et see 2026 toob siin ka palju parenemist. Ma loodan, me sinuga siis saame siin ärimaastikul palju kaasa aidata, on ju. Ja ma just ühe ettevõtjaga rääkisin, kes samamoodi kirjeldas seda, et kui keeruline on kuidagi panna inimesi tööle, et kogu aeg nagu pead nagu utsitama seda, et ta teeks seda ja ta toimetaks. Ja siis ma jäin kogu mõtlema, et aga see ongi see juhi igapäevane nagu mure ja küsimus. Ja et kuidas me oleme kogu selle süsteemi üles ehitanud sellisena nagu koolist saati, et sul on nagu õiged ja valed vastused, on ju, nagu fakti teadmistele ja faktidele ja siis me ettevõtjana hakkame neid inimesi justkui nagu ümber kasvatama ja siis me peamegi tegelikult tegelema sellega, et tagantjärgi hakata ise mõtlemist kuidagi toetama, mitte õpetama, vaid lihtsalt toetama ja võtma need nagu piirid nagu eest ära. Ja ma saangi sellest nagu oma nende õpilaste sellest kokkuvõttes ka väga hästi aru, et need ongi päris mured juhina, et me võime siin teoreetitseerida sellest, kuigi mina olen ise ka juhina kogenud seda, et kui sa ikkagi keskendud sellele nii-öelda pehmele poolele, siis need tulemused on lihtsalt kaasuv tagajärg ja tavaliselt on need kaasuv tagajärjed suuremad kui siis, kui sa keskendud nendele tulemustele. Et kui sa need ära unustad, need finantstulemused, need tulevad lihtsalt sulle järgi ja isegi mõnevõrra paremini, kui sa algselt oskasid nagu oodata. Aga sa pead seda uskuma ja sa pead seda usaldama, et see nii töötab ja väikeettevõttes või keskmises see ei pruugi alati nii töötada, et sul ei ole väga motiveeritud inimesed koos ja kus sa saad neid väga motiveeritud inimesi. Nii et no, see heitlus on päriselt olemas. Aga mina ütlen täna ikkagi seda, et mõnikord ma nagu vaatan ja ma tean, et ma ei suuda ja see polegi minu roll muuta ühegi inimese, kuidas ma ütlen siis mõttemustrit ja kehakogemust, on ju, et seda inimene ise nagu teeb, ma saan ainult inspireerida seda võib-olla teatud mõttes seda valikut tegema. Aga kui inimene ikka sügavalt usub, et sa ei saa teisi usaldada, ma pean kõik ise ära tegema, inimesed ei ilmu tööle, nad on kohusetundetud, bla, 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 no
kui sa seda usud nii siiralt, miks sa siis eeldad mingisugust teist kogemust, sa võid mis iganes süsteemid või asjad teha, aga nagu su vundament on sama, on ju, et ma ikkagi alustaks ka sellest, et ma küsiks nagu, et okei, kui ma olen niimoodi uskunud tänaseni, on ju, aga ma valin uskuda täna uutmoodi, et tegelikult on olemas inimesi, kes on vastutustundlikud ja pühendunud ja järjepidevad, siis küllap need ka muutused tulevad sealt kohast, on ju, aga no ma ütlen, et kui su veendumused on seal kohas, siis mida iganes sa teed, see elu tõestab sulle kogu aeg samat asja, sest sa ei usud ju seda nii sügavalt. Ja see on see nähtamatu külg selle asja juures ja olen ka mina ise sellega olnud nagu enda sees, kuidas see võimalik, ma juba usun teisiti. No ja teinekord ongi see peegeldusel ikkagi mõni hetk läheb aega, enne kui sa sellest peegeldusest näed. Sinu usk ja kindlameelsus selles kohas on täna määrava nii-öelda tähendusega. Ja mõnikord ongi seal need julged otsused siis, et võib-olla ei peagi kõigiga koos töötama. Absoluutselt, et olen ka täiesti selle poolt. Sain selle kogemuse kätte, õppisin ja liigun edasi. Ma ikka ütlen, et ka koolitustel, et kõigiga võib koos töötada, aga kõigiga ei pea koos töötama ja lõppkokkuvõttes see on äri ja meil on kõigil on alati võimalus valida. Ja nüüd sellest meie jagamisest siin, meie teemad ja kuidas me klientidega töötame, et siit on paar korda siia lõppu tahaks selle teema ühesõnaga üles võtta, et paar korda läbi käinud see toetamise sõna. Ja see on midagi, mis ma arvan, et kes iganes valib endale kas üks-ühele või grupiga töötamise jaoks koostööpartnerit, et on vaja läbi mõtestada, et millise koha pealt see aitaja sind aitab. Et kas ta aitab sind sellepärast, et tal on vaja ennast aidata või ta teeb seda sellepärast, et tal tegelikult ei ole vaja seda teha. Et lihtne paralleel, võtame sellise külašamaanid on ju vanast ajast, on ju, või ka täna on neid selliseid gurusid, kuigi on ka selline ärigurusid, ütleme, kes on guruks olemise äriks teinud, on ju, aga et võtame sellised nagu teadjamehed ja naised, on ju, siis üldiselt nad ei jaga väga kuskil midagi, mida nad teevad, aga inimesed teavad, et nad eksisteerivad ja nende juurde on nii-öelda saba ja inimesed nagu tunglevad sinna, aga nad ise ei taha üldse nendega tegeleda, sest et see nagu ei ole nende jaoks nagu eesmärk, on ju. Aga väga tihti ka enda sees ma näen aeg-ajalt seda, varem võib-olla rohkem, nüüd võib-olla mõne vähem, et ma nagu ei taha mingitel hetkedel kliente või klientidega tegeleda. Ja see on just kõige olulisem kvaliteedimärk minu enda jaoks, et tähendab, ma teen õiget asja. Sest et nagu Platon ütles juba küll nagu see nagu lihtsustatud seisukoht tema sellest ühest teosest, aga et juhiks peaks saama need, kes ei taha võimu. Aga nad peavad sinna võimu juurde minema siis tänu sellele ja ka kõige paremad terapeudid, tervendajad, mentorid, coach'id on need, kes ei taha olla need. Ja see on enda jaoks hästi selline skisofreeniline olukord mõnikord. Et ma ei taha ja seda rohkem tulevad. Ma teen otsused nii, näiteks ma nüüd teraapiat hetkel näiteks ei tee, puhast teraapiat. Ja siis järsku mitu päeva järjest kirjutab kliendid, et ma tahan tulla. Siis ma saan aru, et aga see ongi see, mille pärast nad kirjutavad, sest et ma ei tee seda sellepärast, et minul on vaja seda, vaid see tuleb mingisugusest teisest kohast. Ja see on nagu see kõige kvaliteetsem koht minu meelest, kus olla selline üks-ühele või grupis teiste inimestega, nende psüühika ja kehaga ja mõtetega töötamisel partneriks, kui sa ei taha seda teha. Mitte, et sa oled vastumeelne, aga mitte, et sa nagu, ma saan aru, et sa mõistad mind. Mõistan, ma tahan sulle seda kohe täiendada. Just eile istusin ma maas ja mõtlesin, mis asi see nagu on. Kui ma olen otsustanud kõik, ma ei koolita, ma ei coach'i, ma ei tee mitte midagi, ma hakkan midagi uut tegema. Sul on nagu nii-öelda tekib järjekord, nõudlus ja vajadus. Ja siis ma sain aru sellest lahtilaskmise põhimõttest või olemusest. Sellel hetkel, kui sa lahti lased, on nagu nii-öelda siis, täpselt enne seda on see surve, millest sa nagu rääkisid. Ma tahan aidata, teed sellest missioonist või nii-öelda olulisusest mingisuguse romantika nagu nii-öelda laadse teose, on ju. Ja kuidagi kõik veab vastupidiselt, on ju.
ma usun ka, et see eesmärk pole mitte selles, et ma ei taha seda teha või hakata, no teatud mõttes me saame seda samat mustrit kasutada kindlasti ka enda jaoks üldse ära, on ju, et saades aru, et pinge on peal, okei, mind ei huvita, ma ei taha kohe kõmakiti kõik asjad liiguvad, on ju. Et aga minu jaoks oli ka see huvitav taipamine, et ma jäin ka küsima, mis asi see on. Iga kord, kui ma nagu ütlen, kõik ei tule. Ja nii, kui sa ütled, et ma tahan, noh näiteks, et ma tahan nüüd koolitusgruppe teha, aga siis ei tule, siis tulevad üks ühele kliendid või ei tule kedagi, mingi, ma ei tea, nädal aega keegi ei kirjuta. Et ja nii, kui sa ütled, et tead, ma ei taha, ma olen nii väsinud sellest kuidagi. Aga tegelikult ei ole väsinud, et ma tabasin seda ära praegu nüüd 5. jaanuaril oli esmaspäev, oli 4. või 5. mingisugune päev, on ju. Ja oli 2 nädalat olnud sellist kliendi tühja nagu aega, kus ma täitsa teadlikult olingi, et ühtegi klienti ei ole ja klientid jõulude ajal ei taha ka. Ja siis mul oli 5. ja 6. ja ühesõnaga järjest siin neid erinevaid kohtumisi ja 5. hommikuks ma mõtlen, ma ei taha, no miks ma panin endale kohe siia jaanuari algusesse kliente, on ju. Ja siis ma oli esimese kliendi, ma olin pool tundi seal olnud, mõtlesin, et issand, see on nii äge, mulle nii meeldib siin olla praegu, on ju. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et see mittetahtmine oma tegemisel on meiesuguste teenuste pakkujate puhul kõige suurem kvaliteedimärk. Loomulikult sa pead olema natuke nagu sotsiaalmeedias nähtav ja nii edasi, on ju, aga et sa üldse nagu eksisteerid tänases maailmas, on ju, aga tegelikult ma mõtlen, et võib-olla isegi ei ole nii oluline see sotsiaalmeedias nähtav olemine, et need inimesed jõuavad sa juurde ikkagi siis, kui nad jõuavad. Ja meie siin ei ole ka seda podcast'i teinud mitte sellepärast, et me tahame, et kõik meid nüüd hoolega kuulaks. Ja me lihtsalt teeme sellepärast, et meil on endal huvitav arutleda ja me paneme siis salvestamisnuppu ka. Ja me see hooaeg juba üritame neile kvaliteetsemalt teha ja videokaameraga ja nii edasi. Ja stuudios osad, on ju. Et meil endal tahame lihtsalt enda jaoks seda kvaliteetsi veel edasi tõsta, on ju, aga see ma ei ole aasta aega vaadanud, palju meil kuulajaid on. Mina sama siin. No võib-olla siit ongi siis see meie selline hea deklaratsioon, et me tegelikult ei taha midagi enam koolitada ja sotsiaalmeediat teha ega mitte midagi. Ja see ongi see küpsus, et siis on see inimene, siis ma olen valmis tegelikult tegutsema. Siis ma olen valmis pakkuma teistele inimestele seda, sest et see ei tule minu enda tahtest ja minu nii-öelda ego pealt. Ehk et ma tahan, et ma oleksin nüüd väärtuslik ja aitaksin kõikidel inimestel nende elud korda teha ja kõik organisatsioonis, kõik maailma korda teha, on ju. Vaid ma ei saa teistmoodi. Isegi siis, kui ma ei taha, siis ma ei saa teistmoodi, ma ikkagi pean seda tegema. Ja kusjuures ma mõtlen isegi selle peale, et isegi juhina ma olen öelnud seda asja, et ma ei taha lihtsalt enam juhtida, ma nagu lihtsalt ei taha. Siis sa saad kõige paremaid tagasisidet ja siis kõige paremad nauditavad juhi hetked üldse tekivad, on ju. Jah, sama tekib siis, kui ma olen seda mitmed kuulajad ka kogenud, et kui sa annad lahkumisavalduse, siis tuleb motivatsioon teha tööd. See küll ei kesta tavaliselt rohkem kui 2 nädalat, on ju, aga et see siiski tuleb, see asi ja samamoodi on erinevate teiste asjadega, mida lõpetada, kuni selleni välja, ma ei taha nüüd lõpuks väga morbiidseks minna, aga et surijate puhul on samamoodi, et mingil hetkel tekib enne surma mingi selline nagu, justkui tõusen nagu püsti ja hakkan, nüüd lähme tegema seda, teist ja kolmandat, on ju, et nüüd ma tahan minna sinna ja teha seda, on ju, et see on selline energia tuleb sinna taha, jah, sest sa ei taha ja sa ei vaja ja siis on see kõige nagu puhtam olemine üldse. Just, täpselt. Ja kuidagi ilus koht, kuhu siia lõpus jõuda, et me nagu ei taha enam teha seda enda pärast võib-olla. Jah, kohe kindlasti mitte enda pärast. Aga järgmine nädal ikka jälle või ülejärgmine nädal jälle me oleme siin podcasti osas koos ja mul tekkis niisugune mõte siia lõppu, et kallis kuulajad, kui sa tahad mingisuguseid teemasid, on ju, mida me käsitleksime, neid on ikka aeg-ajalt tulnud meile, aga kui sa tahad ka mõnda külalist, keda kuulata, et siis me külalistega, meil on kombeks käia siis stuudios ja teha selline natukene teistsugune episood, et kui sul on mõni külaline, keda sa tahaksid, et meiega koos siin oleks, siis anna meile märku ja võid anda külalisele märku ka, et kuule, ma soovitasin sind sinna, et siis meie podcastis külalised ei maksa raha,
et see olgu ka, et osades podcastides külalised maksavad raha selleks, et nad külla saaksid tulla, et meie külalised tulevad sellepärast, et meie jaoks on nad huvitavad inimesed. Nii et ja me oleme külalislahked. Et kui jah, see, ma võin lisaks selle siia, et kui see nii-öelda muu kvaliteet meeldib rohkem, siis on igal juhul mõttekas meile see külaline soovitada, sest et siis me läheme ju ka stuudiosse. jah. ja nii et aitäh, Reelika, selle arutelu eest ja nüüd ma ei taha 2 nädalat podcasti teha. Selge, ma jäin vait. jah, aga kes kuulas podcasti, siis saab aru, mis see ja ei taha, kust see tuleb. Aitäh sulle. Aitäh, tšau. Tšau.